alustame videoloengu sarja Kaukaasia eestlaste ajaloost 12. loenguga ja selle loengu pealkiri on Kasinka hülgamine ja Liventali asutamine. Tänase loengu teemad: eestlaste elust Kasinkas, taas üles kerkinud maa küsimusest, maaost Kubani oblasti Surupi jõe ääres, uue küla Livental Livonia asutamine ja uude kohta ümberasumine. Selle loengu taustapildiks on muidugi Livonia küla vaade 1960. aasta foto Laura Pihlapuu käsikirjast. Selle Kubani oblasti Urupi jõe äärde loodud Eesti asunduse kohta on üsna vähe arhiividokumente. Isegi 1886. aastal Eesti kuberneri küsitlusest on see asundus kuidagi välja jäänud. Selle asutamise lühidalt räägivad mõned mälestused, näiteks Eesti Rahva Muuseumis on kellegi M. Aguse, nähtavasti Madis Aguse mälestused ja kirjandusmuuseumis on Samuel Sommeri küladest kogutud märkmed. Kuid on olemas üks väga mahukas, rohkem kui 1000 lehekülge koduloo uurimistöö, mille on koostanud selles külas 1901. aastal sündinud ja 19-aastase tüdrukuna opteerimise kaudu 1920. aastal Eestisse jõudnud Laura Pihlapuu, sündinud kangur. Selle suure uurimistöö tegi ta aastatel 1958 kuni 1968. Tuleb arvestada, et sel ajal ei olnud veel andmebaasi ja isikute otsimine kirikute raamatutest oli tunduvalt keerulisem kui tänapäeval. See käsikiri, täpsemalt on neid isegi 2, kuna peale üleandmist Eesti Rahva Muuseumis 1968. aastal ta kirjutas veel hiljem mitmeid täpsustusi ja parandusi esimesele rohkem kui 900 leheküljelisele käsikirjale. Laura Pihlapuu suri 1982. aastal. Tänase käsikiri on hoiul Eesti Rahva Muuseumi käsikirjade arhiivis ja ainult sealt saabki sellega tutvuda, kuna Laura Pihlapuu järeltulijad ei andnud Andres Saulele luba selle digiteerimiseks ja veebis avaldamiseks. Seepärast vist esimest korda selles loengus toetun ma koduloo uurimisele ja üritan selle suure tänuväärse töö tutvustamiseks oma loengus lugeda ette ka sellest käsikirjast lõike ja vabandan juba ette, et vahel need lõigud võivad olla päris pikad. Alustangi lõiguga, kus ta oma sissejuhatuses käsikirjale kirjeldab tema poolt kasutatud allikaid. Asusin 1958. aasta sügisel oma isapoolse tädi Helena Kuivaste, Kaarel Kanguri tütar, nõuandel meie koduküla Livonia lugu koostama. Sel ajal ma ei teadnud arvestada muid allikaid kui vanade inimeste mälestused ja käesoleval sajandi alguses vanaisa Kaarel Kalmuse poolt kirja pandud mälestuste esimest alles jäänud vihikut, kuidas me 1961. aastal Krimmi saarelt hakkasime tulema ja Krimmist jälle 1866. aastal Kaukaasiasse tulime oma lastele mälestuseks. Vihik on V. Kalmuse valduses, millest ta kirjeldab väljarändamist kodumaalt ning asumisaastaid Krimmis ja Kaukaasias Stavropoli kubermangus, peale selle siirdumist Kubani maakonda Urupi jõe äärde ning napilt sealseid asutamissekeldusi. Kuna mäletan, et asunduses oli vahetevahel sõnumeid ajakirjanduses, otsustasin Friedrich Kreisfeldi nimelise kirjandusmuuseumi raamatukogus läbi vaadata kõik tähtsamad ajalehed, mida oli omal ajal ka asundnikud lugesid. Alustasin 1862. aasta Perno Postimehega ning leidsin ühe ootuste rohkem arvul kirju ning sõnumeid koduküla kohta. Peale selle sain läbi vaadata endise asundustegelase Samuel Sommeri Livonia kohta käivad materjalid Riikliku ajaloo keskarhiivis. Materjali kogunes küll palju, aga siiski mitte küllaldased, et tõetruult kõiki sündmusi kirja panna. Mõne ajajärgu kohta oli andmeid üsna napilt.
Peale selle ilmnes, et jutustajad ei mäleta sündmusi täpselt kirjeldada ning eksivad vahel ka aja suhtes, millal üks või teine neist toimus. Veel harva aga on ka ajakirjanduse avaldatud ülevaate ja sõnumiteski eksitavaid vigu. See kõik raskendab tööd või täiesti kindel olla, et kirjelduse ajaloolise osa ebatäpsuseni ei vilksatanud. Jätame praegu käskkirjast vahele esimese peatüki, kus ta detailselt räägib küla ümbrusest ja loodusest. Nende juurde tuleme tagasi loengu lõpus. Järgmisest peatükist, kus ta kirjeldab väljarändamist Liivimaalt 1861. aastal, vaatame sellest ainult seda kohta, kus Pihlapuu pakub välja, et Vilde raamatus prohvet Malsvelt on mainitud Kodaverest pärit Hindrik Annissoni, kuigi perenime romaanis kirjas ei ole. Ja seda siis lõigus nimetatud Hindrek, kes Peterburis vist jälle väljarändamise asju ajamas, leidis sealt nüüd Tallinnamaa sugurahva üles ja sai Gustav Malsveltilt teateid Krimmi asumise tingimustest, ühtlasi kuuldes, sest nemad Ranna valla seltskond juba ongi teel Krimmi poole, kohe läks Hindrek koju tagasi ja korjas väljarändamishimulised kokku. Juba sama aasta sügisel mindi Krimmi poole teele. Vooris oli umbes 20 pere. Pihlapuu parandab, et 20 oli tegelikult 40 peret. Nende hulgas oli tõesti Hindrik Annissoni pere, kes lõpuks oli selle rühma hulgas, kes Kaanasse jõudis, millest oli juttu siis sarja 4. loengus. Oma uurimisest ta selgitas välja Alatskivi ja Kavastu valdade pered. Teiste perede päritolu kohta ta kirjutab, et võisid olla nii Alatskivi, Kavastu Koosalt kui ka mõnest teisest naabruses asuvast vallast. Hilisemas täienduses ta toob välja kõik pered koos pereliikmetega. Järgmises peatükis, mille nimi on Krimmis, toon välja ainult selle osa, kus ta ütleb, et andmed romaanist pole õiged, kus on kirjeldatud Krimmist Okultšaki külast, kuhu nad elama asusid perede lahkumist. Ta kirjutab nii: Krimmist kavatseti lahkuda 1865. aasta sügisel, mitte 1864. aastal ja lahkusid ainult osad pered, need juba enne sandarmine tulekut, ülejäänud jäid talveks kohale ning asusid teele alles kevadel. Asjaolu, et sandarmid mehi nuhelda ähvardasid, oleks inimestele mälestuseks kaua püsinud, selleks oleks ka hiljem räägitud. Karel Kangur oli sel ajal juba noor mees, missugusest east läbi elatud sündmused mäletatakse kõige kirge vanuseni, aga midagi niisugust ta oma lastele ei jutustanud. See, et seemendati ainult väike osa põllumaad, ei juhtunud kavalast soovist kroonule puru silma ajada, vaid suurema maatüki ülesharimine käis meestel lihtsalt üle jõu. Nii palju arusaamist seadustest neil pikasärgi meestel siiski oli, et kroonuvõla eest ei saa peitu pugeda ja niinimetatud Krimmi leivavõlad asusid asunikud Kaukaasiast riigile tagantjärele veel pikka aega. Tema uurimistööst nähtavasti tänu vanaisa Karel Kalmuse mälestuste päevikust saame teada, millal ja kuidas toimus lahkumine Krimmist, millal esimesed Kasinka asutaja pered läbi Kubanimaa Stavropoli jõudsid ja mis ajal Kasinkasse jõudsid. Kuna Kasinka küla asutamise loengus ei olnud juttu küla elanike eluolust, siis peatume nüüd peatükil, kus Pihlapuu kirjeldab seda. Taustaks valisin paar pilti tänapäevasest külast. Petigorskisse Miravoi posredniku juurde saadeti Joosep Tint, vene keelt oskav alatskivilane, esimene külavanem Kasinkas. Seltsiliste ja küüdimeestena olid temaga kaasa keegi vanem mees ja noorukeas Karel Kalmus. Petigorski saeti maa asjad 3 päevaga korda, maamõõtja lubati varsti kohale saata. Kasinka oru uued elanikud olid kohe alustanud heinateoga ja samas tülli läinud sakslastega, kes samuti maa ostmisel olid juba ja sama paiga endale elupaigaks valisid. Tülitsesid nädalapäevad, olevat isegi püsse paugutatud, aga tehti ka oma koos heina. Eestlased olid esimesena maa endale küsinud ja nii ei mõelnudki taganeda, kui maamõõtja tuli külla. Lahkusid sakslased ja Kasinka peremeesteks jäid eestlased.
Edasi, 1. augustil 1866 sõitis õpetaja Toll Stavropolist Aastiküla, nii nimetati siis Kasinkat, uude asundusse ja viibis seal paar päeva. Ta õnnistas ametisse koguduse valitud vöörmündri ja koolmeistri surnuaja, kus juba paar hauda oli. Samuti paigutati tulevase kiriku kohale suur rist. Pastor Toll kirjutas ajalehes, et kiriku ehitamine algas 28. mail 1867. Selleks Toll kogus annetusi läbi Pärnu Postimehe, mida tuli kokku ligi 200 rubla Peterburist, Moskvast, Tartust ja Pärnust. Kiriku ehitus läks maksma 215 rubla ja mahutas 300 inimest. Kes oli Kasinkas esimene koolmeistriks, selle, kelle kirikuõpetaja augustis alguses 1866 ametisse õnnistas. Samuel Sommel märkis oma käsikirjas, et palvet pidas esiti Adam Sepp. Võrsil oli jumalateenistusi pühapäeviti ikka peetud, oli see siis pikkadel rännakutel või Krimmi asudes. Kodumaal lahkudes oli Toomas Kruuts see mees, kes võttis lauluraamatu ja alustas koraali laulmist ning võib arvata, et hea lauljana, nagu ta oli, tegi seda ka hiljem. Üks 3 ametisse õnnistatud 3 kiriku vöörmündrist oli Toomas Kiis, kes silma paistis eestvedajana küla asjade korraldamises ja ehitusmeistrina. Peale selle oli laulumees ja tuli toime palvetunni pidamisega. Nagu kirjutas Kalmus, saabus Kasinka rahvale esimene talv uuel asukohal oktoobri keskel 3-päevase lumetuisuga. Pereisad olid parasjagu Stavropolis laadal, aga pärast tuisku jõudsid kõik õnnelikult koju. Hiljem olid vaiksed ilmad ja uue aasta jaanuari keskel algas sula ning läks kevadele. Pehme ilmaga pandi mõnes peres kartulid maha, aga märtsis sadas veel 3 päeva lund. Hiline talv ei rikkunud siiski kartulid ja sügisel saadud neist 10-kordne saak. Oli kevadel vili maha külvatud, hakati mõtlema palvemaja ehitamise peale. Kalmuse jutu järgi sündis see nii. Hakati siis hingearvu järele Savist blonne tegema. Meistriks võeti jälle oma seltsi liige Toomas Kiis. Palka talle ei makstud, aga küla aitas selle eest temal heina teha ja vilja kokku panna. Ja nii saime sügiseks palvemaja valmis ja õpetaja August Toll õnnistas tema ära. See oli 1867. aastal. Kasinka eestlaste hulgas oli küll üks mees, kellest on teada, et ta õpetas laulu. See oli Karel Andresson, kes Tartumaalt Maarja Magdalena kihelkonnast Varavallast koos venna Juhkumiga Võrsil oli rännanud. Kahjuks ei ole teada, kas ta sündis 1863. aastal paiku koos hea tropi Alaskivi rahvaga Krimmi või tuli see pere hiljem otse Kasinkasse. Nimelt loeme Kalmuse mälestusest Kasinka elukohta. Talvel käisid noored inimesed koos 4 häälega laulmas. Laulukoori juhatas oli üks koguse liige Karel Andresson. Muidugi olid laulud vaimulikud. Kui Pihapuu ei teadnud, kus ja millal Karel Andresson Kaukaasiasse sattus, siis arhiividokumendid näitavad, et tema isa Juhan koos 5 poja ja on võetud arvele Samara kubermangus 1871. aastal. Ehk siis nad olid üks nendest peredest, kes jõudsid Kaukaasiast kohe peale seda, kui Kasinkasse jõudsid perest Krimmist ja üritasid mitu korda saada juba luba Kasinkasse teiste juurde asuda, aga kuna seda maatüki saatus oli Tiflisi asetvalitseja poolt lahendamata, siis seda nad nähtavasti ei saanudki. Pihapuu kirjutab aastaid hiljem jutustas Leena Ollo, Toomas Krutsi tütar, kes noore neiuna oli kooris laulnud, et 1869. aastal käisid Kasinka eestlased Petikorskis Stavropoli kuberneri lauluga tervitamas. Koori oli juhatanud Vara Karel, nagu rahvas Karl Andressoni sünnivalla järgi kutsus. Leena oli üksi soprani laulnud, Karel Kalmus 20-aastase noormehena üksi bassi, aga teised lauljad jutustaja enam ei mäletanud. Arvatavasti viidi kodust kaugele esinema ainult osa lauljaid, muidugi siis ka parimad.
Silmapaistva isikuna ja rahva eestvedaja asunike keskel esines kavastust pärit Karel Alpet, kes kuulus Pärnu Postimehe lugejate hulka ja saatis neile aeg-ajalt ka mõne kirja. Kalmus oli Kasinkas elades käinud hoolega lugemas Alpeti poolt Pärnu Postimest ja oma onu Toomas Kiisa tellitud Eesti Postimest. Väga ettevõtliku majandusmehena, kes ise ehitustöödega hakkama sai, oli Karel Alpet kohe Kremmi jõudes Tšutši külas tuleveski püsti pannud. Asunud Kasinka ehitas ta juba järgmisel 1867. aastal tuleveski, 1868. aastal lisas sellele veel õlivabriku, 1870. Suurema õlivabriku müüs siis need kõik ning 1873. püstitas suurema veski ja õlivabriku. Kasinka rikkamaid mehi pidi olema ka vesiveski või töötas see veejõul ka Maslaboi, seda ei tea. Sommeri kogust leidub dokument, mille järgi Karel Alpet 27. mail 1867. aastal vahetas oma maast süld sülla vastu maatüki eemal tuleveski kohast. Samas on märgitud, et vesiveski paiga oli maamõtja temale juba krundi sisse mõetnud. Tunnistuskirjale kirjutasid käemeestena alla Toomas Kiis, Karel Koido, Karel Kori ja Abram Toomik, Abram Sepp, Karel Andresson ja Toomas Tint, Juhkum Andresson. Külavanemana kohtumees Joosep Tint ja tema abilisena Jüri Puusepp, dokumendi kinnitas August Toll. Külavalitsuse Selska ja Pravlenie maja püstitasid kasinkalased samuti talgutöödega, nagu sündis palvemaja ehitamine ja nagu eestlased ka hiljem kõik ühiskondlikud hooned ehitasid. Aga selle maja ehitamiseks vajalik summa saadi riigi rahadest. Omavalitsusmajale jäi venekeelne Pravlenie järele eestikeelne suhu nimetus Pravlenia ja külavanemat hakati kutsuma starosta järele Tarastu. Esimene tarastuks Kasinkas pidi olema siis eespool dokumendis nimetatud Joosep Tint ehk nukamees. Hiljem oli külavanema ametis Mihkel Kangur. Stavropoli kuberner tegelikult, nagu varasemasel loengus me oleme juba rääkinud, oli tema asekuberner Wolfram, Luteri usuline baltisakslane, kellega eestlastel oli hea vahekord, käidi ju teda lauluga tervitamas Petikorskis ja kui ta seal ringreisil viibis. Külastas vahetevahel asunikke Kasinkas, kuulas nende muresid ning abistas oma nõuannetega. Edasi Pihlapuu kirjutab ka juurde tulnud väljarandajatest, Eesti peredest ja Alme sünnist. Nimetab ta neid peresid, kes hiljem Livoniasse asusid, mitte kõiki siis. 10. augustil 1869 Stavropoli jõudnud hiidlaste hulgas oli ka rootslane Kristjan, tema kirjutab Stocking, tegelikult oli see perekonna nimi Taking. Kärdlast oma suure perega, naine Liisa, lapsed Johannes, Kristiine, Kersti, Mari, Anna, Leena, Kristof. Rootsi keelt oskasid vaid isa ja ema, vähesel määral ka vanemad lapsed. Kärdlas oli pere peale 2 noorema lapse töötanud Kalevi vabrikus, isa Kristjan koguni meistrina. Kui Stockingid välja arendama valmistusid, ütles vabriku direktor Kristjanile, et mis ta läheb oma suurt peret sinna suretama. Sul ju siin hea koht. Pere lahkus siiski Kodusaarelt ja uuel asupaigal Kasinkas viis kõhutõbi mõlemad perevanemad varsti hauda. Koos Stockingi perega tuli Kaasiasse ka nende sugulasi, aga neist on teada ainult Kristjani õde Leena ja pereema Liisa õetütar Krüüt. Viimane kosis Kasinkas Tartumaa varavallast pärit Jukus Andresson. Tõnis Hagus jõudis pärale lesena 3 väikse lapsega, Peet, Gustav, Liisa. Naine oli surnud ränuteel. Kasinkas Hiiu Tõnis, nagu teda võõrsil kutsuti, abiellus Takkerberg Kerstiga. Tõnis Agus kuulus nende hiidlaste hulka, kes eelmisel aastal Peterburist Hiiumaale tagasi oli saadetud.
mäletate, me rääkisime nendest ühes loengus. Ehk küll perel oli kogutud paras rahasumma ümberasumiseks, kulus see edasi-tagasi sõitudele ja Stavropoli jõuti pärale tühjade kätega. Koos eelmiste peredega rändasid Stavropoli kubermanguga vennad Pavel ja Peeter Abo. Viimane olevat hiljem rääkinud, et nende isa olnud Hiiumaal Ungru graafi teenistuses. Väga võimalik, et ka Aba pere üritas Stavropoli rännata juba 1868. aasta suvel. Pavel Aba naine Aet oli tubiperest teadmata on, kas ta abiellumine toimus Kodusaarel või hiljem Kasinkas. Pauli naisevend Jaan Tubi olevat Kasinkasse saabunud juba 1868. aastal ja tedagi võis pidada selleks Hiiumaalt tulnud koolitatud mehes, kes külas hakkas kirikuteenistust pidama ja talvel lapsi õpetama. Kärdlast jõudis 1869. aastal Kaukaasiasse ka Nikol Soobik naisega ja lastega, pojad Siimu ja Juhan ja tütred Kata, Maria ja Miina. Perepea oli kulunud Kalevi vabriku tööliste hulka. Gustav Targik Tootsi perest naise Juulaga oli samuti pärit Hiiumaalt ja tõenäoliselt tuli Stavropoli kubermangi 1869. aasta suvel. Juuli Tarnik oli Kärdlas õmbluskoolis käinud, oskas saksa keelt ja ka tohterdamist ja kubu panemist, ta oli isegi sellekohane tunnistus olemas. Nende peredega tegelikult tuli Kärdlast Stavropoliga minu vaarvanaisa, aga kuna Piilapuu uuris ja kirjeldab ainult neid peresid, kes jõudsid hiljem Livoniasse, siis tema nende hulka ei kuulu. Kalmuse jutu järgi oli rahvas Tüli ja Riiuga Allamäele elama asunud, sest kõik soovisid külast läbi voolava oja pärast Kasinkas oma kodupaika, mäe all oli ainsaks veekogus allikas. Poolenisti väevõimuga asutasid küla saigi nimeks Almäe, vene keeles Podgorna. Selleks peale hakati uustulnukaid ka uude külla paigutama. Siinkohal peaks jutt läheb sellest lahku, millest ma olen varem rääkinud, sest võimud kedagi Almäele ja veel jõuga tegelikult ei asutanud, pigem vastupidi, aga ilmselt seal oli vähemalt mingil aastaajal vett ja rahvast nii palju, siis asutigi sinna, nagu saab lugeda Almäe elanike mälestused siis vabatahtlikult. Kui Almäele asutajatest Piilapuu uurimistööst räägime, ehk siis mõnes teises loengus. 17. märtsil 1870. aastal vastas pastor Toll Stavropolis tema kodumaalt esitatud küsimusele, kas on veel Kaukaasias maad saada. Postimehes siis 15. aprillil 1870 number 15. Veebruari lõpus oli Kasinka vallavanem näidanud Tollile trükitud venekeelset lehte, milles seisis, et eestlaste maad on 16 057 tiinu, 285 sülda. Maksavad 1870 iga tiinu eest 2 kopikat kubermangu valitsusele, peale selle pearaha 1 rubla 53 kopikut. Talurenti obrok 34 kopikat ja koguduse ülespidamise maksu 36,3 kopikut. Kõik seda revisjoni hinge peale aastas. 3 aastat makse ei nõutud, aga 4. võeti 4 aasta maks korraga. Veebruaris oli 73. revisjoni hinge täiesti vastu võetud, iga ühel 16 tiinu maad. Kui juurde arvata need 102 hinge, kes juba siin on ja palveid esitanud, siis mahuks Kasinka maa peale veel mõnisada eestlast. Küsimusele, kas Kaukaasias saab osta maad, vastas pastor Toll, et sakslased on seni eelmisel aastal mõni tuhat tiinu ostnud, 11 rubla tiin, ja tänavu kauplevad Kalmõkist Episkubanist kaugemal 6 rubla eest tiin. Mõned pered eestlase olid katsunud sama siis Tolli kirja järgi venelaste ja sakslaste juures elada, aga pöördusid oma rahva juurde tagasi. Venelased pilkavad neid, kes on küll
nende usku, eestlaste hulgas oli ka mõnigi õigeusklik pere, aga eesti kuub seljas ja eesti keel suus, keel, kombed, söök ja usk ei sünnivad kokku. 1871. aasta sügisel sai Kazinka esimese kutselise kösterkooliõpetaja, asunduse tuli Juhan Pökler, kes seni oli koolmeistrina töötanud Eestimaal kihelkonnas. Arvatavasti oli Pökler hariduse saanud Simuna kihelkonnas, Võrsile asudes oli ta juba perekonna inimene ning paari lapse isa. Tegelikult oli tal 3 või 4 last ja ta oli pärit Järvamaalt, aga Simunas oli ta tõesti viimasel ajal. Sommeri käsikirjas on märgitud, et Pökler asutas Kazinkasse esimese laulukoori. Espool kuulsime, et koor oli vaimulikke laulu laulnud varemgi Karel Andersoni juhtimisel. Nüüd sai kooritöö muidugi uut hoogu juurde. Samas on ka teade, et 1872. aasta andis Pökler laulukooriga vaimuliku kontserdi Petikorskis, mis oli päris uus asi seal. Ja kasu olevat saanud 42 rubla. Tõuget niisugusele üritusele võis anda ka just lauljate korda läinud esimene 1839. aasta Petikorski Stavropoli kubermangu tervitades. Raskustest esimestel aastal kirjutab ta nii. Asunike elujärg Kazinkas, kus oldi seal juba mõni aasta elanud ja tolli kirjast selles samas Postimehes lugesime, et kes üle 3 aasta siin elanud, saavad juba omalt põllult leiva süüa. Nende söögilaual oli siis peale soolaleiva ja vee toimivat suhu panna, aga olukord ei olnud nüüdki rahuldav. Nagu toll samas veel pajatab, otsustasid terved ja virkad mehed lisateenistus kivitee tegemisel või söö kaevandamisel. Hilisemalt ajast on teada, et käidi ka raudtee ehitustöödel, samuti Kubani jõe sildade ehitamisel. Nii oli pärnakas Mihkel Raadik raudtee ehitamisel tööd leidnud Luksepana, oli see amet vähe juba kodumaal õpitud. Viljandi maamees Peet Johanson olevat seal töötanud koguni moona muretsejana. Hiidlane Pavel Aba, tubli ehitusmeister, käis mitmel aastal Kubani jõe sildu ehitamas. Nende ettevõtlike meeste jõukus sai alguse just nimelt ehitustöödelt. Noored inimesed, kelleta pere kodus enam vähem toime tuli, katsusid tööd leida linnas ja peale mainitud ehitusettevõtmiste mujalgi, et elu sees hoida nii endal kui ka kodustel. Näiteks Jaan Martisson oli Võõrsile jõudes oma 15-aastane poja Karli kohe kuhugi Kasaka külla lambakarjaseks saatnud. Aasta pärast viis aga ta juba poisi Saksa küla Velikovi Knjaževska sepa õppepoisiks. Linnas leidnud noored inimesed teenistust ikka, eriti hinnati seal Eesti neidusid majateenijatena. Liisa Kangur, Mihkli ja Karli poolede, kes linnas teenimisega algust oli teeninud juba Krimmis, jätkas seda ka Stavropoli sakslasest kuberneri juures. Maainimesed Liisust enam ei saanudki, hiljem siirdus ta Tiflisi linna, kus ta sai perenaiseks Gruusia asivalitseja majapidamises. Alles 46 aastani kogunud raha abiellus ta raudteel töötava Narvast pärit eestlase Rospihiga ja elas surmani Tiflisis, pidades oma majas õllepoodi. Sealt külastas Vana-Liisu, nagu teda kutsuti, kuna ka vendade naised kandsid kumbki nime Liisu, vahetevahel maal asuvaid sugulasi. Nälg ja mitmesugused haigused ning taudid viisid inimesi järjest hauda, vahel perede kaupa. Kazinka surnu ajal puhkasid juba viimset und hiiurootslane Takerperi perevanemad Kristjan ja Liisa, kes surid kõhutõppe. Sinna oli maetud ka Mihkel ja Kaalel Kanguri ema. Seal oli ka Pärnumaa mehe Peeter Melikovi haud ja paljude teiste nii vanade kui noorte eestlaste viimne puhkepaik. Edasi kirjutab ta nii. Kui siis asunike järjest tabasid ka ikaldused, halvasti haritud põld oli kerge ikalduma, hakkasid näljahädadest, tõbedest ja taudidest kohutavad inimesed endale uut eluaset igatsema. Igatseti lagedat põlluaset stepist pääsema metsa või vee juurde, millega rahvas oli kodumaal harjunud. Ja kui kuskilt mujalt ei leidnud vaba maad ka
juurdetulijatele nõuti lõpuks vastu võtta elupaigad Kubani maakonnas Kaukasuse põhjanõlval, missugust oli varem ära öeldud, kuna seal puudus põllumaa. Siinkohal ta tsiteerib tolli kirja Purna kohta, asutamise kohta, millest rääkisin sarja 6. loengus, kuna selle kohta, kuidas eestlased Purnasse sattusid, on vähe teada, siis ei ole teada, kas keegi sellest oli varem ära öelnud või ei vasta see jutt üldse tõele. Sellepärast, et lisaks toimus Purnasse asumine ju 1870. aastal ja need, kes sinna asusid, ei olnud enne elanud Kasinkas mitu aastat. Pihlapuu toetub Samuel Sommeri konspektile, kus ta kirjutab, et teised Kaukasuse põhjanõlvale asutatud Eesti külades said Maruha, Maloy-Selenšuki jõe lisaharu Maruha kaldal, mitte kaugel Selenšuki stanitsast. Küla tekkeajaks oli aastal 1872, nimi anti talle jõe järel. Samuti 1873. aastal asutati 6 versta Maruhast eemal Maloy-Selenšuki teise lisaharu kaldale eestlaste küla Soriküla, mille ametlikuks nimeks jäi jõekese järele Hussei Kartanik. Nähtavasti ei ole Sommeri andmed selle aastanumbriga 1872 korrektne, sest nagu oli viimases loengus sai räägitud, 1872. novembris käis Hatissa veel Almel asja uurimas ja sama aasta sügisel asevalitseja uuris Kubani oblasti ülemalt võimalust asutada eestlased Kubani oblasti mägipiirkonda. Ja nimekirjad, mis koostati mõlema asunduse kohta, nagu me kõik mäletame, olid tehtud 1873. aastal. Kuid peale Kasinkast lahkumist Kubani oblasti mägipiirkonda tekkis Kasinka maatükil uus olukord, järsku oli liiga palju tühja maad. Kasinka maatükk oli sinna asunud eestlaste perede jaoks liiga suur. Sinna jäänud vaba maa peal ei laekunud kroonule makse ning sinna asustamine muust rahvusest elanikku ei olnud esialgu võimalik ilma kohaliku kogukonna, see tähendab Kasinka eestlaste nõusolekutega. See asjaolu mõjutas Krimmist tulnud eestlaste asundust, takistas Samarast tulnud eestlastel sinna asustamist, ilmselt sai eestlaste Kasinkasse jäämise saaduslikuks. Kaukaasia asevalitsuja peavalitsuse riigivarade departemangu direktor Vite palus 13. novembril 1867 Stavropoli riigivarade palatil viivitamata saata Kasinka eestlastele eraldatud maaplaan ning teatada, kui palju eestlasi on orgu asustatud ja kui palju maad on nende kasutuses ning kui palju maad on veel vaba. Selle peale vastas Stavropoli riigivarade palat 27. jaanuaril 1868 Kaukaasia asevalitseja peavalitsuse riigivarade departemangule, et Stavropoli kuberneri kohusetäitja on lubanud eestlased asuda maatükile Kasinka urus, mis jääb asevalitseja korraldusega asustamiseks ette nähtud suurema Kubani soride ala piiresse ja nii ei ole eestlastele sellel alal eriti maatükki ette nähtud. Sellel asustamisele mõeldud alal on Kasinka parim koht, kuhu on ette nähtud 2000 meeshingega asundus, aga kui asustada sinna ainult eestlased, jääks teistele soride lähistele asuvatele halvemad maad ja vaevalt tahaks keegi sinna asuda. Stavropoli kuberneri kohusetäitja on juba kroonupalatist uurinud, kas oleks võimalik jagada see ala 2, et moodustada 2 eraldi asundust, üks soride lähistel ja teine Kasinka lähistel, kus eestlased ja teised saabunud talupojad saaksid kasutada umbes 16 000 tiinu suurust maatüki. Maamõõtja Gustafjev ongi juba koostanud plaani, mille järgi jagatakse ala 2 ebavõrdseks osaks ja esitanud projekti kroonupalatile läbivaatamiseks, mis järel läheb see asevalitsejale kinnitamiseks. Tutvume nüüd selle
Julius Vittega, kes tundis huvi eestlaste maakasutuse kohta seal Kasingas. Ja alustame seekord natukene kaugemalt. Räägime isegi mitte ainult Juliusest endast, vaid ka tema eelkäijatest. Vitted olid tulnud Rootsi ajal Hollandist Baltimaadele. Vanaisa Johann Friedrich Wilhelm Witte, vene keeles siis Friedrich Fjodorovitš, oli metsavahi poeg ja ise alustas teenistust ka metsamaa mõõtjana Liivimaal, seejärel Kuramaal. Kokku teenistas siis 35 aastat, mille eest ta sai siis isegi Püha Vladimiri ordeni ja teenistuses jõudis ta tiitlinõunikuni. Peres oli tal 8 last, 7 poega ja 1 tütar. Pere elas Pauska linnas ja siis kuulus Kuramaa linnakodanike seisusesse. Noorem poeg Theodor Karl Julius Georg, vene keeles siis Fjodor Fjodorovitš, Juliuse isa, pärast pedagoogilise instituudi lõpetamist 1839. aastal suunati vene keele õpetajaks Dorpati Kreisikooli ehk siis Tartu Kreisikooli, seejärel oli ta Dorpati gümnaasiumis. Samal ajal omandas ta Dorpati ülikoolis juriidilise hariduse, saades kõigepealt märtsis 1846 õigusteaduste kandidaadikraadi, seejärel õigusteaduste magistrikraadi ja juunis 1851 õigusteaduste doktorikraadi. See aitas kaasa tema määramine 1850. aastal riigikoolide inspektoriks Dorpati haridusringkonnas, kust viidi ta üle 1852. aastal Välisministeeriumi Aasia osakonna tõlgiks ja seejärel 1852. aastal Keserliku kooliklasside inspektoriks. 1862. aastal ülendati ta riiginõunikuks ja määrati Kiievi haridusringkonna usaldusisikuks. Alates 1864. aastal Poola kuningriigi rahvahariduse komisjoni peadirektoriks, 1866. aastal ülendati ta salanõunikuks ja 1867-1879 Varssavi hariduspiirkonna usaldusisikuks ja 1860. aastal määrati ta isegi mitteistuvaks senaatoriks. Teda autasustati 7 ordeniga, sealhulgas Aleksandr Nevski ordeniga ja paljude teiste medalitega, sealhulgas Poola mässu rahustamise eest. No nagu näha, siis tegi päris kõrge karjäärilennu. Poeg Julius Christopher Henrik Georg Witte sündis 21. oktoobril 1814. Julius lõpetas 1834. aastal Metsainstituudi ja suunati põllumajandusalase teadmisi omandama Dorpati ülikooli. Peale filosoofia kandidaadikraadi saamist saadeti agronoomia edasise täiustamiseks 3 aastaks 1837–39 siis Saksimaale. Naastes 1839. aastal määrati riigivaraministeeriumi, kus 1842. aastal nimetati tiitelnõuniku auastmes õppetalu juhatajaks Saratovi Kubermangus Novousenski rajoonis. See rajoon on meile tuttav, mäletatavasti seal asustati 1859. aastal esimene Eesti asundus Volga ääres, Livljanka. Seal kohtus ta oma tulevase naise Ekaterina Fadejevaga, kes oli Saratovi kuberneri Andrei Fadejevi tütar. Pulmat peeti 7. jaanuaril 1844 Saratovi Aleksandri katedraalis. Varsti pärast abiellumist viidi Julius Witte äi Andrei Fadejev Tiflisi asevalitseja Kroonupalati ülema ametikohale ja temaga koos alustas siis teenistust Kaukaasia asevalitseja peavalitsuse juures ka Julius. 1852. aastal ülendati ta riiginõunikuks,
1857 tegelikuks riiginõunikuks ja töötas Kaukaasia asevalitseja peavalitsuse riigivara osakonna direktorina. Julius Vittel oli naisega 5 last, 3 poega ja 2 tütart. Vanem poeg Aleksandr sündis Saratovis, teine poeg Boris sündis Petikorskis ja noorem Sergei 17. juuni 1849 Tiflisis. Vitetel, vaatamata sellele, et nad olid teinud päris edukat karjääri keisririigis, neil ei olnud aadlitiitlit. Ja see oli probleemiks nähtavasti eriti lastele ja ilmselt lastele mõeldes eelkool vennad Vited, siis tegelikult vanem vend novembris 1856, vanem vend Fjodor siis saatis Pihkva aadlikogule dokumendid, millega palus kinnitada aadlitiitli saamist. Juba 21. detsembril võeti vastu otsus arvata kõik vennad Vited koos lastega nende isa riigiteenistuse alusel Pihkva kubermangu aadli suguvõsa raamatu 3. ossa. Senati 10. aprillil 1856. aastal dekreediga kiideti see heaks ja koos Juliusega tunnistati kõik tema 3 poega aadlikeks. Julius Vitte suri 1. mail 1868 Tiflisis 53 aastasena. Tema poeg oma memuaarides, tema noorem poeg siis Sergei Vitte, keda nimetatakse üheks silmapaistvaks Vene impeeriumi tegelaseks Aleksandr III ja Nikolai II valitsemise ajal, oma memuaarides kirjutas, et oma isa oli õigeusklik. Väga paljudes kohtades võib kohata, et selleks, et ta saaks abielluda Saratovi kuberneri tütrega, pidi ta võtma vastu õigeusu, siis tegelikult on leidnud siin teadlased, et see ei vasta tõele, et kui ta abiellus, siis ta oli kirjutatud abiellu registreerimisel, et ta oli luterlane, isegi poegade sünni raamatutes on ta kirjas, et ta on luterlane, kas ta kunagi vahetas usku, seda isegi ei ole teada, aga poeg vähemalt tahtis väga näidata, et isa oli õigeusklik. Leidub dokumentidest võib järeldada, et Kaukaasia asevalitseja kinnitus selle projektile ei tulnud niipea. Seda saab välja lugeda Stavropoli kuberneri 15. oktoobri 1868. aasta kirjast Kaukaasia asevalitseja peavalitsuse ülemale, kus kuberner Vlastov märgib, et on vastanud eitavalt Samara kubermangust saabunud perede palvele asustada need Kasinka orgu, sest selle ala kohta tehtud ettepanekud ei ole asevalitseja kinnitatud ja kuni selle kinnituse saamine on ala asustamine peatatud. Selleks, et aru saada, miks eestlased olid sunnitud ühte maa kohta, mida nad olid juba sisse seadnud hülgama ja asuma mujale, tuleb vaadata, mis toimus üldse Kaukaasias tol hetkel maaga. Tsaari valitsus oli sattunud olukorda, kus Kaukaasias oli küll palju tühja maad, sellepärast, et mägirahvad olid sealt lahkunud, kuid mis oli üles harimata ja seetõttu ei toonud ta riigikassasse raha. Kõigepealt mäletame, ma rääkisin 4. loengus, et Kubani oblasti maa kuulus kasakatele, aga kasakate kogukonnad olid siiski väikesed ja ei saanud harida üles kogu seda maa-ala. Tegelikult nendest jäi veel väga palju maad harimata. Ja see oli suurepärase kvaliteediga maa, must muld. Ja siis valitsus hakkas varjatult kasakatelt maad niimoodi võõrandama. Selleks siis
Valitsuse plaane viidi ellu kohalik regionaalvalitsus ja tema siis üritas luua kohaliku oma omaniku, mis siis vastaks sisekubermangude aadlile. Selleks valitsus jagas heldet maatükke endise Kaukaasia armee juhtkonnale ja suurtele aadli ametnikele. Ainuüksi Vene aadlikele kinnitati Kubanis 213 peaaegu 214 000 dissetiini suurepärast maad. Maasaajate hulgas olid Venemaa kuulsate aadlisuguvõsade esindajad Vürsk, Olõtsin, Lobanov, Rostovski, Urusov, Sherbakov, graafid Sumarokov, Elston, Šeremetjev, Loris Melikov, Kotsepuu, parunid Meller, Sakomelski, Rosen, Wrangel, von Stahl. Musta mere piirkonnas sai maa ka suurvürst Mihhail Nikolajevitš, tsaari vend, 1871. aastal sai 8000 aakrit maad. Selle maa juurde me veel jõuame, sest et see on ka seotud eestlastega. Sellega tegelikult siis sooviti moodustada Kubanis suuromanike niisugune ring. Vali hingis maid või andis ustavuse eest mägirahvaste aadlitele ka. Neil käskis näitata täieliku maaomaniku õigused suurema või väiksema maatüki alalise ja päriliku omandi õigusega. 1000 kuni 5000 dissetiini olenevalt tähtsuse astmest ja osutatavast teenetest valitsusele. 1876. aastal sai 28 selle kuulsamad esindajad, kes olid kvalifitseeritud esimese kategooria isikuteks, Kubani tagustes isiklikuks omandiks 55,9, siis 56 000 aakrit maad. Nii sai sultan Agil Girei perekond 13 000 dissetiini, vürst Mohammed Girei, Loov ja Musadugan Kumgi 5000 dissetiini. Väiksemad krundid eraldati teistele omanike kategooriasse liigitatud mägirahvaste esindajate, kes olid oma rahva seas igasuguse aadliseisuse selleks ajaks juba kaotanud. 1862. aasta tsaari ukaasiga, millega lubati maad Kaukaasias üldse teistele isikutele eraldada, oli keelatud maa võõrandamine isikutele, kes polnud seotud üldse armeega ja kasakatega siis. Riigimaa eraldamisel talupoegade kogukondade ja ilma kogukondade nõusolekuta ei saanud sinna maa-alale kedagi juurde asutada. Ehk siis oli niisugune päris suur probleemide hulk, mis takistas maade eraldamist. Olukorra parandamiseks tehti siis muudatused seadusandluses. Kõigepealt nähtavasti ka Kaukaasia asevalitseja riigivallade palati ettepanekul tehti alates 1872. aasta alguses järgmised muudatused. Lubati riigile kuuluvate maade müük mitte rohkem kui 3000 dissetiini inimese kohta 10-aastase järelmaksuga. Ja teiseks oluliseks muudatuseks oli lubada teenete eest eraldatud maad nendel aadlikel ja ametnikel edasi müüa kõigile, sõltumata siis päritolust. Ja järgmine oli veel muudatus. 1873. aastal anti õigused kuberneridele asustada uusi asunikke vabadele maadele ilma sealse kogukonna nõusolekuta. Selle tulemusena andis Kaukaasia asevalitseja Stavropoli riigivara palatile ettepanekul 15. oktoobril 1873 korralduse, mille järgi sai Stavropoli kuberner eriõiguse lubada asustada uusi asunikke vabadele maadele ilma sealse kogukonna nõusolekuta. Stavropoli kubernermangus oli selliseid maa-alasid mitu, teiste hulgas ühe suuremana vaba pinnaga 6271 tiinu, ka siin ka Oru piirkond.
Tõenäoliselt selle korralduse tagajärjel said Kasinkasse asumise õiguse paljud talupojad teistest Venemaa kubermangudest. Kasinka eestlastele selline asjade käik ei sobinud, nagu nad oma 4. aprilli 1873 palvekirjas selgitasid. Seepärast leidsid Kasinka kogukonna eestlased endi hulgast 77 maastu huvilist talupoega, kes sõlmisid 24. juulil 1874 lepingu, millega osteti kindral Hotškoolt 18 075 hõberubla eest 1205 tiinu ja 1255 ruutsülda, umbes 1317 hektarit suurune maatüki Kubani oblastis Baltšinski maakonnas Urupi jõe ääres. Selle kohta on Karatšai-Tšerkessia Vabariigi riiklikus arhiivis lepingu ärakiri. Selleks, et aru saada, kellele siis need tsaarivõim maid Kaukaasias eraldas, vaatame näitena selle Joosef Hotškood, kellelt eestlased selle maa ostsid, ja siis oleks nagu kohe konkreetne seos olemas. Siis Joosef Hotško, vene keeles siis Joosif Ivanovitš Hotško, sündis 6. detsembril 1800 Krivitšisse, mis oli Leedu aladel, praegu siis Valgevenes. Isa oli tuntud Poola-Leedu rahvaste ühenduste tegelane, jurist, õpetaja ja kirjanik Jan Hotško-Boreiko. Tema sünni- ja surma-aasta on siis 1777 kuni 1851. Korsakite aadli perekonnas. Ta oli 1830 kuni 1831 ülestõusu osaleja, Leedu suurvürsti riigi iseseisvuse taastamise idee toetaja ja Janni ja Klaara peres oli 7 last, 6 poega ja 1 tütar. Joosef oli 3. poeg. Saanud suurepärase koduhariduse astus siis Joosef 1816. aastal Vilnasist Vilnuse gümnaasiumisse, mille lõpetas 16-aastaselt ja astus Vilna ülikooli füüsika-matemaatika teaduskonda, mille lõpetas edukalt 1821. aastal, õppides peamiselt astronoomiat, geodeesiat. Üliõpilasena määras ta 1824. aastal koos Vilna observatooriumi direktori Pjotr Slavinskiga astronoomilise punkti Eitantsi laiuskraadi ja 3 aastat hiljem koos sama tähetorni astronoom Kruševskiga osales astronoomilises määratlust Berliinis ja Nemetšis. Ülikoolis sai ta lähedaseks sõbraks Adam Mickiewicziga, Tomasz Tšaniga ja nende sõpradega ning ühines salajases Poola patriootliku filomaatide seltsiga. Venemaa võimud ajasid organisatsiooni laiali ja vahistasid nende liikmed, kelle nimed uurimiskomisjon tuvastas. Arreteerimise ja kohtuprotsessi vältimiseks oli Hotško oma õpetaja nõuandel sunnitud minema Vene armeesse. Venemaa sõjavägi vajas väga topograafe ja 1816. aastal alustati Venemaal esimest suuremõõdulist geodeetilist mõõtmist Vilna kubermangu triangulatsiooni kolonel Karl Tenneri juhtimisel. Ja vajades astronoomilise vaatluste tegemiseks kõrgemat matemaatika-haridusega töötajad, pöördus Tenner Vilna ülikooli rektori, astronoom Ivan Andreevitš Snijadetski poole. Professor soovitas tal oma adjutanti Joosef Hotškood, kes sel ajal valmistus füüsika-matemaatika teaduste magistrikraadi eksamiks. Teneni palvel võeti ülikooli lõpetanud Hotško 20. jaanuaril 1821 kolonni ülemaks tema majesteedi saatjaskonda ja järgmisel aastal 23. mail ühendati ta lipnikuks Kadriõe peastaapi.
1822. aastal registreeriti Hotško sõjalise topograafilises korpuses. Alates 1824. aastast oli ta Tenneti aktiivse kaastööline regulatsiooni geoteetiliste, astronoomiliste ja definitsioonide loomisel alguses siis Vilniuses, seejärel Glotnas, Minskis ja Kuramaa provintsis, et luua Venemaa sõjalist topograafilisi kaarte. Samal ajal teostas ta samades provintsidest Euroopa põhimeridiaanide ülitähtsaid kaardimõõdistusi, mida hiljem hakati nimetama suureks Struve kaareks. Kes tahab sellest täpsemalt teada, võib käia Põltsamaa lossis ära, seal on üks punkt sellest Struve kaarest on seal ja seal on selle kohta infot. Nende tööde kirjelduses, mis avati sõjalise topograafilise depoo märkmetest, on Hotško iga-aastased tööd üksikasjalikult ära toodud. Asjatundjate hinnangul oli need tööd eriti täpsed ja kohusetundlikud. 1828. aastal osales ta Leedu kraadi mõõtmise ühendamisel ja Leedu kraadi mõõtmiste ühendamisel Liivimaa omadega, mille viis läbi tollane Dorpati observatooriumi direktor Struve. Aastal 1836 saadeti Hotško topograafilise ja geoteetiliste uuringute Donaul Vene vägede türklaste vastaste tegevustsooni Moldaavias ja Valaahias. Omaette ülesandeks oli militaargeograafiline uurimus võõrast riigist, mis praegu moodustab Rumeenia territooriumi. 1833. aastal määrati ohvitser 15. jalaväedivisiooni ülemaks ja 1834. aastal oli Hotško jalaväekorpuse peakorteri kindralstaabi väeosa luureüksuse vanem adjutant ja viidi üle üksusesse. 1834. aastal viidi Hotško üle Venemaa abiüksusesse, kes osales Vene dessantkorpuses Bosporuse väinakaldal. Tema töö tõi talle kuulsuse ja 1840. aasta aprillis määrati ta Kaukaasia eraldiseisva korpuse ülema palvel Kaukaasiasse geoteetilisi ja topograafilisi tööd tegema ning ülendati kolonleitenantiks. Sellisest mägisest piirkonnast nagu Kaukaasia peeti topograafiliste uuringuteks ja geograafiliste kaardide koostamiseks nii vajalik, et trigonomeetrilisi mõõtmisi teastamatuks võimatuks. Lisaks looduslike raskustega valitsus selles piirkonnas keeruline poliitiline olukord. Hotško, olles teinud tulevase töö territooriumi luure ja pealiskaudse uuringu, põhjendas Kaukaasia mägede mägise riigi kaardistamise võimalikuks ja vajadus geoteetiliste astronoomiste määramiste rangelt matemaatilisel alusel. 1844. aastal saadeti Joosef Hotško Peterburi lähedal asuvasse Pulkova observatooriumisse, et saaks tutvuda geoteesi ja rakendusastronoomia viimaste täiustustega. Sel ajal siis isiklikult kuulas teda Nikolai esimene juures rääkis ohvitser üksikasjalikult Kaukaasia mägeste riigi geomeetriliste mõõtmiste vajadusest, praktilisest võimalikkusest ja väljavaadetest. Keiser andis oma nõusoleku Taga-Kaukaasia triangulatsiooniks. Ta määras kolonel leitnant Hotško tööde ülemaks, andes ohvitserile väga laiad volitused. Hotško ülendati polkovnikuks. Oma tegevusest allus Hotško nüüd isiklikelt keisrile ja vastutas tema ees. Hotško alustas töödega, mis kestsid 1853. aastani. 1850. aastal toimus mõõtmise ekspeditsioon Ararati mäele, kus ta ja ka tema instrumentaalgeoteetiline mõõtmiste aidanud Lipnik sai jalgade tugeva külma kahjustuse ja ekspeditsiooni sõdurid pidid nad sealt mäest alla tooma, kuna nad ei saanud enam üldse iseseisvalt liikuda. Lipnik selle tagajärjel suri ja Joosef Hotško raviti mõnda aega Petigorskis, kuid jalad said tal päästetud. 6. detsembril 1853 ülendati Hotško siis kindralmajoriks. 1854. aastal lõpetas Hotško oma töö Taga-Kaukaasia piirkonna trigonomeetrilise mõõtmise, mille tulemusena määrati täpselt 1356. punkti geograafilist asukohad ja ning kõrgus ja merepinnast.
Alles selle mõõtmise lõpetamisega oli võimalik alustada Taga-Kaukaasia piirkonna täpseid uuringuid ja piiritlemist. 26. novembril 1848 autasustati Hotškood 25 aasta laitmatu teenuste eest ohvitseri auastmega Püha Georgi ordeniga. Krimmi sõja alguses 1853 määrati ta geoteetilise salga juhiks, mis moodustati topograafiliseks uuringuteks Vene vägede liigumises Türgis. Kompanii ajal juhtis ta kõiki välimõõtmistöid, sealhulgas topograafilisi töid Erzurum piirkonnas ning koostas ka ümber piiratud Türgi Karsi kindluse detailplaneeringu. Sõjaliste tunnuste eest autasustati teda Püha Stanislavi ordeniga. 1860. aastal usaldati talle Põhja-Kaukaasia triangulatsioon. 2 aastat hiljem, 17. aprillil 1862 ülendati ta kindralleitenantiks, määrati ajateenistuse Vene Kaukaasia armeesse. Sellega lõppes tema aktiivne karjäär. Kuid peale seda tegi ta veel palju erinevaid kaardistusi Kaukaasias, mineraalvee allikate määramiseks, liustike kohta. Kokku oli ta autasustatud 6 ordeniga ja märkidega 30 ja 50 aasta laitmatu teenistuse eest. Peret tal ei olnud, ta hoolitses õe pere eest ja tervislikel põhjustes lõpetas ta oma tegevuse 1879. aastal ehk siis 79 aastasena ja Hotško suri Tiflisis 21. veebruaril 1881 ja on maetud katoliku kalmistule. Venemaa iidsete aktide riiklikus arhiivis Rossiyski Gosударственный arhiiv Drevnih aktov on dokument, täpsemalt register, kus toimus maade datšadeks kinnitamine, niimoodi nimetati neid maatükke. Ja selles on kirje kindralleitenant Hotškole maa kinnitamise kohta 11. märtsil 1874. Pihlapuu kirjutab oma uurimistöös, käidi talvel 1873-74 mitmes salgas tulevast kodupaika Urupi ääres vaatamas. Aga see tekitab nüüd küsimuse, kas kokkulepe Hotškoga toimus enne maa registrisse kandmist või käisid eestlased uut maad vaatamas pigem kevadel. Maaostu tehingu kuupäevad ei lange ka kokku. Pihlapuu kirjutab, et see toimus 30. augustil 1874, aga maaostu erakiri on dateeritud sama aasta 1. augusti kuupäevaga. Nii nende mälestustega paraku kipub olema. Kuid see kõik näitab, et Hotško müüs oma maa üsna pea peale selle, kui see sai sellele õiguse. Ta oli siis 74 aastane ja kuna tal peret ei olnud, siis nähtavasti ei olnud tal sellega midagi peale hakata. Nii jätsid eestlased pärast 8 Kasingas elanud aastat küla maha, mille nad olid ise rajanud 1866. aastal. Karachatšerkessia vabariigi riiklikust arhiivist leitud dokumendid näitavad, et ametlikult võttis osade perede Kasingast uude asukohta ümbervormistamine kuni 5 aastat aega, kuid võib välja lugeda, et tegelikult seati end sisse peagi pärast oma maa ostmist. Seega kinnitab Stavropoli arhiivist hoiul olev palvekiri, millest 46 Eesti pere esindajad Mihkel Kangur ja Karl Kruts palusid 27. veebruaril 1875 luba nende peredele asuda enda ostetud maale Kubani oblastis ning esitasid perepeade nimekirja. 1. jaanuaril 1875 seisuga märkides samas kirjas, et nad juba elavad sellel maatükil. Karachatšerkessia vabariigi arhiivis on dokumendid, kus nimekirja ja vabastustunnistustele märgitud perede nimed kinnitavad, et enamik Kasingast Kubani oblastisse ümberasujad olid asunud Eestist kõigepealt Tauri ja Kubermangu. Jaanuaris 1880 Tabašinski maakonnas ülemale esitatud palvekiri, milles eestlaste esindaja Joosep Tint palus luba asutata oma
pitsati ja dokumendiga külavalitsus ning anda külale nimeks Liventall. Hiljem kandis see küla nime Livonia, ka ametlikult, nüüd siis Novourubskaja. Palvekirjale on lisatud perekiri 36 pere andmetega ning 20. juulil 1875 Potopolskinski maakonda ülemaale poolt eestlaste esindajate Mihkel Kangurile välja antud tõend maa ostmise kohta. Siis vabastustunnistus, millel on 14. oktoobri 1879 välja antud Staropoli kubermangu Naguti valla valitsus nende 36 pere asustamiseks maale, mille nad on Kubani oblastis ostnud. Tuleme nüüd Pihlapuu uurimistöö juurde tagasi ja vaatame, kuidas tema kirjeldab Urupi jõe äärde maaostu. Surm oli Kasinka peresid hauda viinud, uued külad võtsid Kaukaasiasse rännanud rahvaga koos oma rüppe, ka Stavropoli stepi varasemad asukad, kes lootsid mujal kiiremini paremale järjele jõuda. Nii jäi osa Kasinka rendimaadest tühjaks, seni oli maad puudu ja Kroonu hakkas külast lahkunud perede kruntidele Ukraina talupoegi paigutama. Asuniku olukorras sellest ajajärjest loeme Kalmuse kirjeldusest. Nüüd jäid vanad asujad hätta. Väljale ei tohtnud enam ätra ega äket jätta, teine päev enam seda seal ei olnud. Väikevenelasi tuli alati juurde. Siis andis uus kirikuõpetaja Karl Treifelt eestlastele nõu Kubani maakonna maa osta. Nüüd teie siin küll ei saa elada ja venelased alla mäe ei lähe, aga parem ostke maad senna, et ei saa Kroonu enam venelasi peale panna. Üle 70 perekonna, kokku siis oli 77, nagu me sealt dokumentidest nägime. Nende hulgas peaaegu kõik Kodavere kihelkonnast 1861. aastal ja hiljem välja rännanud rahvas võttis Karl Treifeldi nõu kuulda ning ostis maa Kubani maakonnas Urupi jõe paremale kaldale. Kasinka maad müüdi ukrainlastele, samuti Kasinka majad müüdi ukrainlastele, samuti palvemaja, mille eest saadi 300 rubla. Riigi raha ehitatud külavalitsuse maja tuli muidugi käest anda, eestlaste vabatahtlikud tööd ehitamisel ei võetud arvesse. Lahkumine Kasinkas algas 1874. aasta kevadel, samuti suvel toimus ka maa ostmine. Jätan mitu peatükki Pihlapuu uurimisest vahele, kuna ta kirjeldab seal üldiselt Eesti külade asustamist Põhja-Kaukaasias, aga olen seda juba varemates loengutes palju põhjalikumalt käsitletud ja loen uurimistöö peatükki 7 asumine Urupi äärde 1874. Kubani oblasti elaniketa stepialad olid pärast Kaukaasia sõda suures ulatuses antud kõrgema ohvitseride rahapalga korvamiseks. Loomulikult ei harinud nad omanikud maad ise, vaid rendisid või koguni müüsid soovijatele. Urupi äärne ala, mida kirikuõpetaja Karl Treifeldi nõuandel kavatseti osta, osa Kasinka eestlasi kuulus Wolfile ja oli 2000 tiinu suur. Läbirääkimised müüjaga selgus, et ostuhind 12 rubla ühe tiinu eest tuleks kohe suures täistuuruses tasuda. Enne kui eestlased otsusele jõudsid, kas nad suudaksid vajaliku rahasumma kokku saada, oli keegi insener Pilenko odava maa endale ostnud, nimetanud ala põhjapoolseks naabruse asuva 1200 tiinuse krundi valdaja kindral Hotsko oli kuulnud ostjatest ja pakkus neile oma maad. Ehk hind küll kallim oli 15 rubla tiin, maatükk aga eelmisest palju väiksem. Usaldasid eestlased kaubaga nõustuda. Maa oli siin veel parem, kõval kollasel savikihil asus must muld, mis ulatus poole süllani üle meetri. Osturaha hankimiseks müüdi kõik, mis müüja andis, müüdi ka enamus loomadest, hea kui perele alles jäeti hobune või härjapaeg, paar lehm, seapõrtsas ja lambatall, et uueks kohas saaks eluga alustada.
kuna koht ei asunud Kasinkast liialt kaugel, tegelikult seal linnulennult on 70 kilomeetrit, ja igaüks tahtis teha teda enne siin asumist oma silmaga näha, käidi talvel 1873-74 mitmes Salgas tulevast kodupaika Urupi ääres vaatamas. Asunike poolt läkitatud ametlike maakuulajatena käidud seal Karel Kalmus, Karel Lüpsik, Abram Toomik ja Joosep Tint. Seda kirjutab siis Samuel Sommer oma käsikirjas. Maakoht osutus kõigiti vastuvõetavaks ja ettevalmistused ümberasumiseks võisid asuda. Urupi äärde kavatsesid asuda peaaegu kõik Tartumaa Kodavere kihelkonnast pärit inimesed, üksikud muidugi leidus, kes jäid Almäe külla, nagu Juhkum, Abrami pere ja Laar, Mardi pered, samuti vist Kiisas paar peret, nende kohta ei ole teateid Urupi ääre asumisest. Ka Hindrik Anisson, Peeter Kivi ja Adam Laht olid jäänud kas Almäele või mõnes teises asunduses uue kodu leidnud. Ja väga võimalik, et mõni pere oli ka haiguse elavate kirjast kustutatud, nii et sattusid Jüri Lombi perekonna uue elanike nimestiku, kuna vanemad olid surnud tütred, aga abiellunud. Kadri Lomp, Gustav Kaase naine, asus Kubanimaale juba mehe nime all. Kuna maa uue kodu asustamiseks tuli lunastada kohe makstava raha eest, oli hõlpsam jääda Almäele rendimaale peatuma. Ka üksikuid Urupi äärde asunud peresid, kes seni Almäe külas hingekirjas seisid, jätsid sealse maja edasi oma nimele. Niisugused peresid olid nagu Juhan ja Mihkel Lõhmus, Peeter Kübar, Jaan ja Karl Valp ja veel teisigi. Ei õigusi hingemaale mitte kaotada, elas neist peredest mõni liige Almäel ja osa siirdus lõpuks alaliselt sinna asundusse. Koos tartlastega läks Kubanimaale ka teisest kodumaa osadest väljarändajat rahvast. Osa vist juba Krimmis nendega liitunud, aga mõned alles hiljaaegu Stavropoli kubermangu jõudnud väljarändajate hulgast. Kuidas ümberringede perede maakondade järgi jagunes, näitab järgnev tabel. Siin tabelis olen siis toonud Pihlapuu andmed. Tema kindlasti ei omanud lepingust ja temal kirjutas neid nagu mälestuste järgi, sellepärast on tal seal elanikke rohkem. Ja allpool on siis toodud välja maaostu dokumendi ärakirja järgi koostatud tabel ja siit on näha, et väga täpsed andmed andmed klapivad Tartu maakonna kohta, aga ülejäänude kohta on andmed erinevad. Lisaks oli tal ju seal päris palju küsimärgi all. Loeme nüüd edasi Pihlapuu tööd. Pikas vankrite reas ja loomakarja ajades see rahvas 1874. aasta suve alguses 8. juunil vana kalendri järgi rännakut Kasinkast mööda Kaukaasia steppide läände üle Kubani jõe ja ikka edasi kuni 11. juunil 4. päeval pärast teele asumist Urupi jõe paremale kaldale jõuti. Uus koht meeldis neilegi, kes seda veel oma silmaga ei olnud näinud. Oli ju seal suur jõgi ja jõe kaldal mets, stepi ja mäe külgi aga katis kõrge rohi. Kiiresti püstitati esialgne ajutine peavari, lüües heinapõhust putkad üles ja alustati aega viitmata heinateoga. Maaost kindralhoidskoolt toimus 30. augustil 1874. Et ostusummad oli kohe tasuda, sai iga pere maad võtta oma rahakoti järele, enamasti 10-20 tiinu, aga leidus ka jõukamaid inimesi, eriti nende hulgas, kelle õnnestus oli läinud raudtee ehitustöödel, tunnisöö kaevanduses, vabrikutes või mujal pidevalt teenida ja need jõudsid kuni 50 tiinu maad välja lunastada. Siiski tuli osturaha puudu, 5000 rubla ümber ja selle summa laenas asunikele 2 aasta peale major Nimaško Beskorbnajast. See on siis Sommeri märkmetest.
Tagasimakse ajal aastal 1876 ei jätkunud raha kogu Majori võla tasumiseks ja peremehed pidid mujalt uut laenu vaatama. Ainukeseks väärtuslikuma kinnisvaraga meheks oli sel ajal asunike hulgas Kaarel Alpet, tema veskid Kasinkas olid veel ka müümata, kelle raha laenuks usaldati ja küla palus, et ta muretseks puuduvat 1775 rubla maavõla maksmiseks. Kaarel Albert saigi nõutava raha kokku ja selle võla suutis külarahvast lõplikult tasuda alles 1. martsiks 1884. Ostetud maa ulatuses Urupi jõest 7-8 versta idasse. Kuna põllud asusid külast kaugel, pidi nad õiglaseks jaotamiseks perede vahel igale talule saama põldu nii lähedal kui kaugel. Kogu väli jaotati 4 liiniks, mis kulgnesid läänest itta, iga liini laiuseks oli 170 sülda, liinide vahel käisid põllu vaheteed. Liinid jagunesid põldudeks, põllu pikkuseks oli siis 170 sülda. Aga laius oleneb omaniku maa üldpindadest. Oli peremehed maad 50 tiinu, mõõdeti talle põllud 50 sülda laiuseks ja 20 tiinu puhul sai siis põldu 80 sülda. Maa ostja sai igale liinile 2 põldu, niisugusele tükeldamisel põhjendati 2 kaugusele veel sellega, et rahasadu ei hävitaks pere viljasaagi viimaseni. Ühine karjamaa mägedel ning nende jalamil küla kõrval, mets jõe kaldal, kõik üldkasutatavad tänavad ja teed kuulusid kõigi perede maa hulka. Ühise maa kasutuse määrati küla poolt rangelt kindlaks, nii et kariloomade arv igas peres olenes talumaade üldsuurusest, samuti sai metsast nagu selle järgi ka ehitusgrunti külast anti perele maa üldsuuruse järele. Mõned grundid aga jätsid külavalitsus koguni välja andmata, et hilisemad küla asujad saaksid neid kasutada. Niisugune grundi eest maksis rentnik külakassasse 3 rubla aastas. Oli uues kodus hein tehtud ja maa ostu asi korraldatud, hakati talvekindlama peavarju peale mõtlema. Kalmuse järele sündis see järgmiselt. Peale heinateo hakkasime ploonidega tegelema maja ehitamise tarvis. Ploonid said kõvemad kui Kasinka savis, sest siin oli savi liivane. Ehituse puit sai Labinskaja Stanitsa laadalt ja oma Stanitsalt Peskorbnaja turult. Sügiseks sai majad valmis, kuhu hein lae peale sai pandud, sest et katust ei jõudnud peale panna, aga vilja ei saanud teragi maha panna, sest maa oli nii kõva nagu kivi. Meie püüdsime korra 3 paari hargadega künda, aga ei saanud ja jäi kündmata ja sedavisi tuli talv kätte. Kevadel 1875 aastal sai suvevilja maha tehtud ja lina ka. Kui mõni pere jõudis elumaja talveks valmis ehitada, ei ole teada, aga osa inimesi uristas jõeäärsesse perve koopaid ja katsus talve neis üle elada. Aga oli ka neid, kes pärast heinategu pöördusid Kasinkasse tagasi, kuhu oma peredest oli maja jäänud ja kus põldudel endiselt edasi hariti. Lõplikult Urupi äärde asuti alles järgmisel kevadel ja mõnel juhul 3. suvel. Peale Möldri ja Alberti oli jõukam järg uuele kohale asumiseks veel paaril perel. Üks oli Saburi Juri Andresson, kes oma krundili teistest suurematest hooned jõudis püstitada ja ühes neist varsti villaga kraasimisvabriku kellegi asjatundja abil käima pani. Andressoni rikkuse kohta räägiti, et ta olevat kuhugi laadale sõites teelt suure rahasumma leidnud, aga see ka ainult kuulujutt. Teiseks jõukaks meheks oli Peet Johanson, kes esiti Tonni söökaevanduses ja hiljem Moona muretsejana Rostov-Vladikavkasi raudteel oli töötanud ning tema krundile kerkisid varsti korralikud hooned. Kui elemajad ehitati savit, sellisest stepialase ehitusmaterjalist maakividest vundamendile laoti müürid savisegust valmistatud ploomnidest, mida
vormivajaduse järele muretsemiseks mitmesuguses suuruses 6, 7, 8 ja 9 veršokki ehk siis 26,5, 35 ja 40 sentimeetrit pikkused, laius pool pikkust ja kõrgus poole veršoki paar sentimeetri võrra laiusest vähem. Päiksepaistelist kuivanud plommid ühendati müüriks vedela saviga, välissein ehitati sisemisest paksem. Vanad hooned olid eriti paksud müürid, laotati enamasti 9 veršokkidest plonnidest lagi löödi laudadest või hagudest ja ka pilliroost, aga peale laoti paks savikord. Vundamendikivid otsiti jõest, saviplonnid valmistati oma perega, nagu hagu ja pilliroogu hangiti jõe äärest. Aga puumaterjali osteti lähedalt Stanitsast või ka kaugemalt, sinna oli see mägedest toodud, kuna kohapealset metsa oli vähe. Laut ehititi samuti saviplonnidest, aga ait ja seaaedik löödi kokku lauaplankudest. Katused olid esialgu õlgedest, nii elumajadel välja arvatud paar eespool mainitud jõukamat peret, kui ka kõrvalhoonedel. Esimesel talvel ja võib-olla ka teisel kolmandal peavaariks olnud jõe pervesse uuristatud koopat hakati kasutama saunadena. Asunduse algusaastatel ehitatud elumajadest oli tavaliselt 3 ruumi, köök, elutuba, suurtuba ja esik. 2 esimest soojendas suur ai, mille suu oli köögis, pära aga toas. Pavel Aabo majas olnud lisaks nimetatud ruumidele veel sahver, Toomas Kalmuse majas aga kamber. Muldseid põrandaid tambiti kõvaks ja määriti vedela saviga siledaks. Seinad lubjati stepikülade kombelt nii seest kui ka väljast valgeks. Kasinka Köster kooliõpetaja Juhan Pöökler kuulus maaostjate hulka ja asus 1874. aasta suvel oma perega Urupi äärde, oli nii ümberasujate uues kodus kohe olemas Köster kiriku asjade toimetamiseks, samuti koolmeister laste koolitamiseks. Esialgu tuli nii jumalateenistused kui koolitunnid mõnes asja valminud talumajas pidada. Sommeri teatate järgi olid palvetunde peetud Juhkum Andersoni majas, ka laste õpetamine talvel toimus samas või mõnes teises suurtoas, ei ole teada. Järgmisel asumisaastal alustati kiriku koolimaja ehitamist. Kasinka palvemaja müügist saadud 300 rubla lisaks 150 rubla Karl Alpet maa eest, mis küla talle veski ehitamiseks andis ja 200 rubla olevat toetust saanud Luteri usukoguduste abikaasast. Seda on jällegi maininud Sommer. Nii kogunes ehitamiseks küllaldaselt raha ja rahvas usaldas hoone Kasinka majas suurema püstitada. 59 jalga, ligi 18 meetrit pikkust, Kasinka 37 jala 11 meetri vastu, laiuselt umbes sama 7,5 meetrit ja siis 8,5 oli siin. Viimane laius Kasinka hoonest. Urupiäärse kiriku kõrguse kohta puuduvad kindlad andmed, aga hoone oli küll tublisti kõrgem, kui märgiti Kasinka maja 3,3 meetrit. Külarahas valmistas hingede peale saviplommidest ja tegi samuti müüritöö meistri juhatusel, kelleks võis olla siis Toomas Kiis või mõni teine külamees. Üheks meistriks hoone ehitamiseks oli ka Karel Kalmus, kelle juhatusel löödi põrandad ja laed ja kes meisterdas aknauksed ja pingid. Seda on kirjutanud Sommer. Ja on siis teine muuseumis olev memuaar, mis on kirjutanud siis Madis Agus. Nii nagu sellel kirjutas hiljem ka Mart Raja, puutööd tegi üks noormees Kalmus. Kiriku välismüür laoti 70 cm paksusena, see on 2 veršokkide plokkide pikkuseks, sisemised seinad olid õhemad.
Palvetoa lagi võlviti katuse alla laudadest ja värviti helebruuniks, seinad lubjati valgeks nii seest kui väljaspoolt. Hoone kaeti plekkkatusega, mis värviti roheliseks. Puumaterjal, katuseplekk, aknaklaas ja muu ehitusmaterjal vajalik oli muretsetud olemasoleva raha eest. Pühakoja lihtne sisseseade oli osaliselt ka sinkas kaasa toodud. Altar paigutati lõunapoolsesse seina vastu 2 akna vahele, seintele riputati mõned pildid ja lakke kinnitati väike vaskkroonlühter. Hiljem kinkis Jüri Andresson kirikule suure pronksist kroonlühtri oma poja Joosepi mälestuseks, kes sõjaväes aega teenides oli surnud. Suurem kroonlühtri kinnitas siis Abram, kes 2 pingerea vahele altarile lähemale väikse uksepoolne rippuma. Ja Andressoni teine poeg Abram, kes oli kiriku öörmeistriks, tegi ka oma naise surma puhul samuti pühakoole kingitus, annetas altarile 2 suurt küünlajalga. Peale otsakende oli kirikul veel kummalgi külgseinal 3 suurt akent, värvimata seljatoeta pinkide ukse poole arvates vasema real ees seisis kantsel jutustaja jaoks. Altari poolses osas, kus kantsleri asus, oli põrand astme võrra kõrgem kui ülejäänud palvetoa ruumis. Eeskojas viis trepp üles koori peale, kus esialgu veel puudus orel. Valgus pääses seina 4 väikese akna kaudu. Eestkoja vasakusse nurka ukse kõrvale paigutati kurjenduskarbiks vaskkauss, kuhu kirikulised said oma annetusti lasta. Välisukse kõrval kummalgi pool oli 2 kitsast akent. Väljaspoolt ligi 18 meetri pikkuse hoone võttis kool 4 oma alla, palvetoa ruum oli vähe üle 2 korra klaasi pindalast suurem. Valgus koolituppa saadi 4 akna kaudu, 2 põhjapoolsemas seinas, 1 läänes ja 1 idas. Koolipingid olid pikad, kuhu mahtusid 5-6 õpilast istuma. Kui hoone 1876. aastal avas uksed, puudus esimestel jumalateenistusel kell, sest raha oli ehitamiseks muuks otstarbeks kulunud ega jätkunud kella muretsemiseks. Kulus mõni kuu, kuni selle ajas jaoks korraldatud kurjandus nii palju raha sisse tõi, et saadi väikese kell osta. See paigutati tornita kirikuhoone kõrvale palkidest tugidele laudkatuse alla. Sealt ta kutsus rahvast jumalateenistusele. Leinas siit rahvast ilmast lahkunuid ja teenis küla ka häirekellana tulekahju või mõne muu hädaolukorra puhul. Kui mõni aasta pärast kell mõranes, osteti talle teine suurem kõrvale, siis helistati enne jumalateenistust 2 korral suurema kellaga ja 3, kui kirik sisse löödi, pandi ka väiksem mõranenud kell helisema ja ka 2 kella kontsert kostis kaugele külast üle. Esimeseks kellalööjaks kiriku talitusel oli naabruses elav Peeter Kiisa, kavastus 1861. aastal võõrsile rännanud mees, kes ühtlasi oli ka küla vokimeister, missugusest ametist pere oli hüüdnime saanud Treiali. Küla elanikud kuulusid kõik Luteri kogudusse, sellele vaatamata, et Eestis nii mõni pere hiidlaste ja alatskivilaste hulgas oli õigusliku kiriku all olnud. Kirikuõpetaja Treifel, kelle nõuandel oli Urupi äärde asunud ja kes õnnistas vastvalminud palve- ja koolimaja, aitas uuele kodule ka nime leida. Elanike enamuse järele, kes olivad pärit Liivimaalt, anti külale uhke nimi Liiventaal. Nii sai see Eesti asundus võõrkeelse nime. Põhja-Kaukaasias võisid ainult Alme ja Soriga eestipäraste nimedega esineda ja needki mitte ametlikult, sest ametlikult nimi nii ühel kui teisel oli võõrapärane. Lõpetuseks kõigile neile, kes jõudsid minu loengu siiamaani kuulata, loen Pihlapuu tööst peatüki, esimese peatüki siis Livonia eestlaste küla Kubanimaal ja proovin siis Google Earthi kaudu seda näidata. Kui hästi see õnnestub, jääb teie otsustada. Põhja-Kaukaasias, Krasnodari krais, endine Kubani oblast,
Armavere linnast umbes 50 kilomeetri kaugel lõunas, Urupi jõe paremal kaldal, asub endine eestlaste asundus Livonia, praegu Novorupskaja nimeline vene küla. Urupp saab alguse Kaukasuse mägedest ja voolab põhja poole mäestikusüsteemi külgavaheliselt sügavalt oru mööda, suubudes Armavere linna juures Kubani jõkke. Jõest parempoolne mäeahelik kõrgub Livonia kohal madala seljandikuga, mille ühetoonilisust segavad 11 orukestega eraldatud künkaharjad ja tipud. Armaveri juures muutub see mäeseljandik nagu märkamatult muu ümbruskonnaga ühesuguseks tasandikuks. Urupi kallastel kasvab mets, aga seljandik on veel Livoniast lõunasuunaski 30-40 kilomeetri ulatuses täiesti metsata ala, kaetud nagu ümbruski stepitaimestikuga, vaid kohati orgudes esineb põõsaid. Pikkamisi ja astmeliselt tõuseb orupõhi Livonia juurest jäälammid idast kulgeva mäeahelikuni. Küla keskosast kohati lõikub sügav org mägede vahelt itta, seda mööda käib maantee väljadele ja 25-30 kilomeetri kaugusel asetsevale raudteejaamadele Konakova ja Ovetška. Sellest teest lõunas paikneb küla maa-alalt mäeaheliku põhjapoolsem kõrgem tipp, millest asub kuplikujuliselt kurkaan, pidavat muistne aud olema. Eestlased nimetavad seda kullakurkaaniks. Kuna seal oli kaevamisi tehtud, rahva arvates külla otsimise mõttes. Liisa Kangur oli lapsepõlves näinud, kui keegi vanavara koguja rahvasuus vana Jaak näidanud tema isale kullakurkaanilt saadud asju. Seal olid potikilde ja umbes 25 sentimeetri pikkune vaskrist. Teine kurkaan on madalamal mäeaheliku ja külavahelise väljade viiva tee lähedal. See on suurem mõõtmeline kuppelkünk, arvatavasti nagu kullakurkaangi mõne muistse uliku aud. Külarahvas oli selle kurkaani taraga piiranud ja sinna tee rajanud, puud ja põõsad istutanud, tipule tantsuplatsi tasandanud ning sellel pargis peeti kevadel ja suvedel pidusid. Veel praegugi kasvab ilukurkaanil saari, vahtraid, valgeakaatseid sireleid ja ehk puud küll kuiva pinnase tõttu kidaravõitu on, paistab sõõrikukujuline roheline laik küla idaservast kilomeetrite kaugusele nii mägedele kui ka Rupi vasakule kaldale. Külast lõunas ilukurkaaniga samal kõrgul asetsev teine roheline laik, see aga ruudukujuline, see on kalmistu, kus magavad viimset und raske päevatöö järele eestlased väljarändajad ning nende lapsed ja lapselapsedki. Sirelivõõsa muudab kalmistu igast kevadelt roheliseks ruuduks, mis paistab kaugele nagu ilukurkaangi. Kahjuks on kalmistu nüüd võõra küla maa-alal ja seda kasutatakse karjamaana ning ainult visahingega sirelid jätkavad kasvamist sellele vaatamata, et vasikad ja lambad neid alatasa kärbivad. Küla ja mäeaheliku vahel on umbes kilomeetri laiune ja tasane ala, mida eestlased kasutasid karjamaana, vahel ka arbuusiväljade või ühisvilja all. Kord oli seal ka viinamarja istandused, aga jahukaste rikkus marjad ja aiad jäeti sööti. Vana külaosa ehk Suurküla asub Urupist veskite jaoks eraldatud jõeharu kaldal, aga Kuuter, ukrainakeelne huutor eestipäraseks moondatud, on jõest kaugemal maariba Kuuteri ja jõe vahele krundialune, oli samuti tarvitusena põlluna vahel karjadel käia. Ka mäed olid ja on praegugi karjamaaks. Küla viljad paiknesid mägede taga ja ulatusid 7-8 kilomeetrit idasuunas kuni järgmise mäeahelikuni, kust algas Tepi mõisate ala. Väljale sõideti ja sõidetakse ka praegu mööda orgu, kus tee aina tõusis, sest põllumaa asus küllalt palju kõrgemal. Kevadel
juba märtsis lõid karjamaad rohetama ja kohe algas seal ka suur õitsemine. Lillekas valged krookused ajasid oma õied veel enne, kui ümbrus roheliseks hakkas minema. Nende järgnesid sinised kobarhüatsindid, kollased suureõielised kevadadooniad ja juba õitses kõik nurmekunne, sinised ja kollased iiriseid, lõhnavaid kannikesi, kohati roosaõielisi väikseid mandlipuid ja nii edasi. Mais oli õitsemiskord kirsipunastel stepipoengidel, valgete sameti õitega metsa ülasel ja täissinisel leosinmal haruldane vaatepilt. Kui nad kõik orunõlval juhtusid koos kasvama ja pea kohal sinine taevas, all lõõritasid lõod, lohus aga kõlas põld vuti lakkamatult, vutt pel vutt. Lähenes jaanipäev, saabus suvi, päeva järele ulatusid lehmad, lambad, hobused üle karjamaa, päike ja põud aitasid kaasa ja varsti olid nii mäenõlvad kui ka muu jäätmata kurvalt haljakas pruunid. Õitsesid küll edasi suviste steppide kuuluvad taimed nagu piimalilled, jumikad, pujud, väärtakjad, aga need ei suutnud enam inimese silma rõõmustada oma kollakatoonilise või isegi halli üldmuljega. Karjatamise tõttu ei kasvanud Livoonia mägedel hilisematel aastatel küll tekkimised arvates enam lopsakaid stepitaimestiku, seda võis näha ainult niisugustes kohtades, kuhu kari ligi ei pääsenud. Külaväljale aga asuvate mõisnikele kuuluvate mägedele karjad ei ulatunud kevadeti ja enne heinategu järsud nõlvad jäid niitmata, lainetasid seal sibastepp oma täies ilus. Palju oli seal muulukaid, maasikaid, tuli ainult ettevaatlik olla, et marju noppides kogemata hõbedavärvilisele rästikule peale ei astu. Livoonia kohal kohati kuni poolekilomeetrise laiusega jõelami vasaknõlv oli paremast tublisti kõrgem. Kaukasuse lumeveed paisutasid suvel tihti jõe ja urupp muutus tujukaks oma sängi voolates kord vasakult, järsaku all kord sellest eemal. Jõelami külapoolses servas voolas veskite jõuallikas suureks jõest ujutud ning süvendatud väiksem haru. Jõe kallastel lammi põhjal kasvas mets kõikjal, kust vesi ei ole suutnud neid ära uhtuda. Puudel esines seal haabu, peamiselt hõbehaavad, leppi, mitu liiki pajusid, põõsastest okaspuid, lodja ja leedripuud, kirst, kontpuud, lõhnav kuuslapuu, tamariskid ja nii edasi. Räägiti, et varam kasvanud seal ka tammed, aga alalise metsa raiumise tagajärjel olid need hävinud. Kevadeti õitsesid metsas suurearvulised siniliiliad, Veskijõe kaldal siin-seal seisva vee lompides elutses rohkesti konni, kelle krooksumine kevadööl kostus kaugele ja läbi konna kontserti oli raske ööbiku laksutamist tähele panna. Rahvas kutsus konni sori ööbikuteks. Urupi vasakul kaldal, kõrgel järsakul levib mitmeid kilomeetri ulatust Belaskopnaja Stanitsa, mille 16 000 elanikunaga kuulusid sajandi alguses kasakad ja Ukrainast pärit väljarännanud põllutöölised. Jõe äärde metsas asub Livooniast tublisti allpool ega takista seal vaadet Stanitsa kirjeldavad ajajärgul seisid Belaskopnaja ülgkatustega valgeks lubjatud savimajakesed tihedalt üksteise kõrval reas, nende vahelt kõrgusid taeva poole siin-seal kirikute kullatud sibulkuplid. Stanitsa keskosas leidub mõni telliskivi hoone, jõukama rahva elamute kadused olid kaetud plekiga. Veel parem vaade avanes Stanitsa järsakult alla eestlaste külale,
viljapuude õitsemise ajast paist ilumajade ja aedade rohelisus. Rohelised teised kõrvalhooned, punased katused valgete õiemere, suvel aga tumeda rohelisuse keskel. Alates 1914. aasta suvest täiendas külapilti suur küla ja huutari vahele avarele krundile ehitatud uus koolimaja, punane telliskivihoone. Tee Livoniast Beskorbnasse viis läbi jõe ja nii jalgsi kui hobusega tuli madalamast kolme kohast läbi sumata. Kui suurvesi muutus jões angi, otsiti uut kolme kohta. Tavaline vee seisu puhul oli vesi jõe laiemates kohtades madal, vaevalt poole sääreni, põhi kruusane ning kindel, nii et läbiminek oli lihtne. Lähim sild üle Urupia asus Armaviri juures raudteesilla kõrval. Seega tarvitati linnasõitu puhul, kui vesi juhtus sügav olema madalamal veeseisu, aga lasti hobustel silla lähedalt olevast jõe kolmest läbi astuda. Üldiselt sõideti Armaviri jõe paremalt kaldalt mööda ja seda teed kasutasid ka Livoniast lõunas esetsivad külad, kuid vahel ületati jõgi varem mõnel sobivamal kolmel ja siis viis see tee läbi Urupskaja Stanitsa, Armaviri ja Beskorbnaja vahel, praegu Sovetskaja. Beskorbnajast Kaukasuse suunas paikneb Urupi vasakul kaldalt terve rida Stanitsasid, Poputnaja, Tradnaja, Bestrašnaja, Spokoinaja ja Tvašnaja. Livonia põhjapoolseks naabriks Urupi paremal kaldal oli paarikilomeetrise vahega järele venelaste Voronezhki kuutar. Linna sõites läbiti peale selle veel vene küla Trjošenskoje, 2 Tšerkessi auuli ja edasi paar väiksemat vene kuutarit. Varahommikul auulidest läbi sõites võis kuulda, kuidas Muhamedi usuliste Tšerkesside vaimulikud Jumalakoja tornist usklike valjuhäälega palvele hüüdsid. Lõunapoolsed naabritest olid Gussarovski kuutar, kus elas Kiievi ümbrusest tulnud rahvas, edasi Troiski kuutar ja Vorosklesnaja küla. Kodusõja päevil põgenes mägedest elanike põhja poole, osa neist jäi peatuma Livonia lõunapiirile, kuhu tekkis siis Pantilemojevski huutar. Küla vana surnuaed on praegu selle kuutari valduses ja nagu juba kuulsime, kasutatakse karjamaana. Käesoleval ajal kuuluvad Livonia ja Pantilemojevski ühte sidejaoskonda alla ja mingisugune kombel on selle alles jäänud endine nimi Livonovskaja Počtovaja Delenia. Nähtavasti ei teadnud nime muutmise õhinas selle tähelepanu pöörata ja nüüd kannab sidejaoskond erinevat nime külast, kus ta asub. Taeva lõunaservas aga valedavad Kaukasuse lumised harjad, nende keskel valge suhkrupäine Elbruse tipp, jääb mulje, nagu oleks see taevaväär alati kaetud valgete pilvedega, kuid suvel valged pilved kaevad musta taha, siis jõuab suurvesi mägedelt juba järgmise päeval Livonia kohale. Urup kohiseb siis kurjalt, vesi on aga sogane, nii et lausa haiseb. Mäed ja stepp, tujukas Urupi jõgi, kasakate stanitsad ja ukrainlaste talupoegade külad ümbritsevad Livonia Eesti asundust ja mõjutasid kodumaist kaugelt elavate eestlaste eluviisi. Asunikule esimese sugupõlve enam jõudis uude kodukohta Urupi äärde alles 13 aastat pärast kodumaalt väljarändamist. Koos 2 järgmise inimpõlvega jätsid nad sinna oma parimate meheaastate töösaavutused, kuni kadusid, kes maamulda unustatud surnu ajal või mujal, kes laia maailma viies sinna oma koduküla tõekspidamised kaasa. See on sarja 12. loeng. Ma pole suutnud kinni pidada eelkõige endale püstitatud eesmärgist salvestada üks loeng kuus. Küll aga kokku lõpuks tuli ikka kuu kohta üks loeng. Olen jõudnud oma loengutega 1870. keskpaika, kus esimesed eestmalt väljarändajad talupojad
olid elanud Kaukaasias juba 10 aastat. See tundub olema sobiv hetk väikese vahekokkuvõtte tegemiseks nii selle kohta, kuidas on läinud eestlaste talupoegadel Kaukaasias, kui selle videoloengute sarja kohta. Kõigepealt siis Eesti talupoegade pered, kes olid aastatel 1965–1972 jõudnud Krimmi või Samara kaudu otse või Eestist või Liivimaalt Kaukaasiasse Stavropoli kubermangu, oli 10 aasta pärast ehk 1875. aastal Põhja-Kaukaasias umbkaudu 400 peret, kes jagunesid järgmiselt. Stavropoli kubermangus oli siis Kasinka külas umbes 160 peret, mõned neist peret Kasinkas, kes ei lahkunud Urupi jõe äärde, Kasinka Podgornaesse jäänud pered ja kes olid elanud vahepeal mõne teise Kubani oblastis, Maruha ja Husikardaniki jõgede ääres, kuid sealt tagasi tulnud. Siis Kubani oblastis. Selleks ajaks oli tekkinud siis Maruha ja Husikardaniki jõgede äärde 2 Eesti küla, kus elas umbes 140 peret. Ja Urupi jõe ääres elas siis 80 peret, see on siis Livonia, Purnas siis 10 peret. Tereki oblastis Kanovas oli siis läinud 18 peret. Seda, millises asunduses või hoopis mõnes kasakate stanitsas üks või teine pere 1875. parasjagu elas, ei ole võimalik enam kindlaks teha. Osasid ja tegelikult päris paljusid pered tulid Kaukaasiast kodumaale tagasi. Mõned pered läksid tagasi sellesse Venemaa paikkonda, kus nad olid Kaukaasiasse tulnud, kas Samarasse või Simbirski kubermangudesse. Eespool mainitud arhiividest leitud dokumentidest nähtub, et eestlaste väljaranne Põhja-Kaukaasiasse 1860–70. aastal kulges ilma võimude üleskutseta, kaootiliselt. Kroonuabi sõiduksega maksusoodustusi ei lubatud ning Kaukaasia või Baltimaade kubermangus üritati tegelikult seda väljarännet igati takistada. Väljaränne toimus täielikult perede enda algatusel, kulul ja riskil. Kohapealne kroonutoetus seisnes peale kroonumaa eraldamise üldiselt ainult viljalaenus, mida võimud andsid, sest kartsid eestlaste nälga jäämist, kuid nõudsid selle tagastamist juba alates järgmisest aastast. Kroonumaa eestlastele Stavropoli kubermangu küll eraldati, kuid päris oma asundust soovitud kujul, see tähendab oma palvemaja ja kooliga, neil sinna esimeste aastakümnete jooksul luua ei õnnestunud. Kasinka oli selliseks kujunemas, kuid õnnetuseks oli see maa-ala seal, mille peale eestlased elasid, liiga suur ja samas ei olnud seal piisavalt vett, mistõttu hiljem sinna asunud ei soovinud sinna üldse jääda, mis viis lõpuks selleni, et eestlased võeti maa ära ja esimesed pered olid juba nii jõukaks saanud, et otsustasid Kubani maal ise maa osta ja Kasinka maha jätta. Seal üksikud pered vist elasid ainult lõpuni venelastega koos. Seega esimesel kümnendil ei õnnestunud rajada ühtegi Kaukaasia Eesti küla, kus oleks olnud oma võim, kool ja kirik. See õnnestus alles järgmisel aastakümnel 1880. aastal, kuid sellest räägiks parema meelega järgmistes loengutes.